Märts on juba kätte jõudnud ning sellega läheneb ka suvi. Tänases episoodis näitame teile, kuidas valmistub Rocca al Mare koor laulupeoks. Oli ka emakeelepäev ning sellega seoses toimus meie koolis luulekonkurss. Täna on 9. märts, oleme Vodjal 15. koorilaagris ning lähme vaatame, mis siin toimub. Mis on su lemmikkoorilaul, mida me laulame? Tuljak. Miks see on lemmiklaul? Sest see on hea pikk ja lühike samal ajal. Lemmikkoorilaul, no see on Kadri Voorandi. See lase mul laulda või lase mind lahti. Ära! Igaviku tuules. Nüüd meil oli siis väike teepaus, enne seda 1,5 tundi proovi ja nüüd meil hakkab uuesti proov. Toimuvad ka luukambrid, kus siis lauldakse 3 kaupa veel ette ning kõik saavad teada, kes laulda ei oska. Me proovi! Nüüd on meil kooriproov läbi ja küsime ühelt koorilauljalt, Selenelt, mis on koorilaulja starterback? No alustame siis kõige tähtsamast, mis on muidugi veepudel. Siis tuleb laulik ja 3. must have on mingi kirjutusvahend. Aga miks on veepudel enne laulikut? Sellepärast, et me peame oma tervise eest hoolt kandma ja et meil ikka see hääl säiliks ilusana ja kõlavana. Alex, kas sul on kõhti? Jah. Lähme sööma. See on siis Vodja kooli söökla ja Oliver, kuidas toit mängib? Hea. Kell on 14.54 ning ajakava näeb välja järgmine. 15.45 õpime salsat kogu kooriga ja peale seda tuleb meil siis külaline ja läheme uurime nüüd, mis inimesed arvavad, kes on selle korrane külaline. Mis arvad, kes tuleb meile täna külaliseks? No keegi kindlasti, kes on laulupeoga seotud, ma eeldan. Aga ma ei tea ju lähe, nii kuna meil see uuspäev käis juba. Mingi autor äkki. Ja mis sina arvad, Liisa? See on Voorand äkki. Jaa, selle korra külaline on Rootsi kunn, jaa. Ja miks sa arvad, et meile Rootsi kunn tuleb? No Svensson ütleb. Meile lisanduvad Ida-Saksa turistid. Pärt Uusberg võiks jälle tulla. Ta oli nii tore. Eesti president. Ma arvan, tuleb ka Tõnu Kõrvits, sest tegelikult ta pidi eelmine kord tulema, nii et äkki täna tuleb. Kes meil täna külas käis? Tõnu Kõrvits. Tegemist on huvitava mehega siis, kuna saime teada, et tegemist on ka DJ-ga, keda saate endale tellida. Kasvas ülesse siis rohkem rockmuusika peal, mitte klassikalisem, kuna ta siis pere isa-vennad olid mingi rockbändides, siis ta oli sealt mingi kerge muusika mõjutas ja sellist asja põhimõtteliselt. See on hästi huvitav. Nii et sulle meeldis? Mulle meeldis. Ta rääkis hästi palju oma lemmikutest artistidest ja bändidest ja see nagu üldiselt väga huvitas mind, sest et mulle meeldib ise ka muusika ja üldiselt oli tore teada, mis talle üldse meeldib. Mulle väga meeldis see, kuidas ta kirjeldas seda protsessi, kuidas ta siis oma teoseid loob
et kuidas tal on oma see ruum ja kuidas kogu see loominguprotsess käib, et see oli väga, väga huvitav kuulata. ma arvan, et mulle jäi meeldigi rohkem see, et ta oli nii siiras ja aus oma vastustes. Mis mulle meeldis, oli see, et ta rääkis meiega nii avatult ja see, et iseenesest ta kirjutab klassikalist muusikat, aga ta rääkis meile nii palju oma rockimuusikast, mis mulle ka väga meeldis, see oli väga lahe. Näidelnud oli. Mulle meeldis, et ta nagu alguses oli veits kinniselt ja siis järsku ta hakkas oma lemmikasjadest rääkida, mis oli niimoodi Mulle meeldis näha tema hetkeemotsioone, kui me tema laulupeo laulu laulsime. Väga nagu soe tunne. Mis meil täna toiduks on? Et siis toiduks on Vietnami põldudelt olev riis koos salatiga, kus on sees tomat ja kurk ja siis kana mingi täidisega. Täpselt ei tea, pole vaja küsida. Aitäh! Tänaseks oleme teinud kuskil 5 tundi proove. Nüüd oli meil ära õhtusöök, kell on kuskil 9 ja kohe-kohe hakkavad meil õhtused seltskonnamängud, mida viivad läbi Priit ja Meelis. Me ootame kooki, mida siis on koorilaulja küpsetanud ja siia kaasa võtnud ning nüüd hakkab siis traditsiooniline öölaulupidu, kus me laulame palju erinevaid laule. Suletud silmi avaned ja sa näed, nagu oleks sind kutsutud filmi, ühte vanasse filmi. Jah, ükskord on see kõik juba olnud, põrandal tolmu ja voodisse rooninud kollane kass. Las jääda see luu déjà vu. Kell on 9.56, just tulime hommikusöögilt, praegu pakime asju ja siis meil hakkab viimane proov. Tore, mõnus, hea, soe, lahke, kena, arendav. Mida sa ütleksid nendele inimestele, kes kooris ei käi? Ma ütleks neile, et tulge koori. Selleks korraks on siis koorilaager läbi ja nüüd on aeg koju minna. Mina tavaliselt ei pane enda luuletustele pealkirja, aga see esimene tekst, mis ma täna ette loen, kannab pealkirja Kuidas kosmonaudid armuvad. Tuhandete valgusaastate kaugusel kosmoses, kus isolatsioon kõigest elavast
on sügav ja kosmonaut hõljub tähelatvadel, peaaegu täielikus üksinduses pinnata ja kaaluta. Kuidas on võimalik tal armuda, kui ainsad armastatud südamed tuksuvad kodus maal? Isegi kui maale naastes on raske panna oma käsi kellegi ümber, armuvad kosmonaudid ikka. Armuvad ootusesse ja esimesse sõõmu värskest õhust. Talvise ilma keerduval tuulel, öelda miskit, mis varjatud huulel. Kui küsimus ise võib olla enda vastus, siis miks üldse küsida või oodata vastust? Vihma sadas, seda näeme ka lauludest. Astu sisse, kuid ära istu, muidu oled lahti kistu. Kell 5 õhtul, kell 5 hommikul, seisan trepil kohta ees. Olen valmis, olen ootel, viimseks kohtupäevaks. Et elust minna mööda prahist, nagu lahits, peab mõtlema. Kõik, mis ei tapa, teeb tugevamaks. Kas on ikka nii see, nagu ütles Nietzsche? Eluline sõnadesse tundeid panda, kõik on kindel ja põgus korraga. Kas jääda siia või keerad kanna, minna tundmatusse või argipäevaga. Kord kukkusin asfaldil, käed ja põlved said haavata. Enam tulipunast verd ei voola tema sügavatest lõhedest. Võtan tiivad ja lendan. Otsin su üles oma mälestustes. Minu ümber soe suletekk, käes suur tass kuuma tee, millest pluusi kergeb äkk, aga mõtted on tuleviku teel. Meile esitluse auhinga, kõige parem esitlus. Kuidas on emotsioon? Väga vinge, ma poleks osanud oodata seda. Super. Nimelt, mis auhinna sa said? Mina sain teistest erineva luuletusauhinna. Ja kuidas on emotsioon, kuidas sa oled rahul sellega? Ma olen väga õnnelik, sellepärast, et ei olnud üldse plaani tegelikult minna sinna luulevõistlusele. Ja Toivo väga soovis, et ma läheksin ja siis otsustasin minna, võtsin kokku ennast ja lahe eneseületus oli. Ja kust sai inspiratsiooni luuletuse jaoks? Saingi Toivo tundides, kuna see aasta on esimest korda Toivo minu kirjandusõpetaja ning õelt sain ka suure inspiratsiooni nii-öelda siis Pahmaka, sellepärast tegimegi koos luuletuse. Kus sa said inspiratsiooni luuletuste jaoks? No ma kirjutasin esimese tegelikult 2016. aasta luulevõistlusele, mis toimus Tartus ja teise luuletuse ma kirjutasin mõned nädalad tagasi, et no tavaliselt tuleb ikkagi siis, kui on nagu selline raskem või kurvem periood, aga jah, või siis kui ma käin väljas jalutamas, mul on aega nagu oma mõtteid mõelda. Emotsioon oli, kui sa võitsid selle?
tiitlit? no ikka, nagu ma olin üllatunud ja tänulik ja selles suhtes, et ma ei oodanud seda, et ma arvan, et kõigil olid nagu head luuletused ja konkurentsivõimelised. Kuidas mul läks? Kuidas sul läks oli või? Väga halvasti. Ühe koha peal ma ei avanud suud, et keegi, ja siis ma lootsin selle peale, et ma ei avanud sellepärast, et ma ei teadnud, mis kohta ma laulma pean. Ja siis ma mõtlesin, ma teen niisuguse triki, ma loodan, et kõik jäid uskuma. Ma ei avanud suud ja siis, kui juba kõik teised olid avanud, siis ma liitusin niimoodi poole selle osa pealt, et siis kõik arvavad, et nüüd tuli siis teoseks Machina. Sellised Unakese liikmed ongi, et see... Jah, nad on nupukad ja nutikad. Tahaksin sult küsida, et... Oot, ma pole kaadriski veel. Ole kaadris. Bloopers. Nii palju tähendab sulle eesti keel? Tähtis asi on. Aga see on nagu rahvus, nagu tekitab selle nagu kokkuhoidmise tunne, vaata, et me räägime nagu mingit oma keelt, me räägi inglise keeles omavahel, on ju. Mis on sinu lemmik eestikeelne sõna? Emotsioonikuju. Kuvatõmmis. Kuvatõmmis. Mirage sel juhul, eks ta on ilus sõna. Kuulilennude tunnelinõug. Vägevam või nagu võimsam sõna võib-olla grandioosne. Mitte võistluslik. Ma sõuan sinu poole. Nice. Mida? Hea küsimus. Ratas. Kiisu. Oot. 3 hours later. Kutsu. Armas kooli 5. klass mõtles välja sellise sõna nagu tujukuju. Kas saaksite palun kasutada seda lauses? Kasutan igapäevaselt palju tujukujusid Piritiga rääkides Messengeris. Ja mina kasutan palju tujukujusid Rikale vastates. Kas sooviksid mulle paar naervat tujukuju saata? Palun saada mulle üks südamesilmadega tujukuju. Kasutan palju tujukujusid, kui ma kirjutan oma sõpradega Messengeris. Aitäh! Kasuta seda siis lauses. Saatsin emale laheda tujukuju, aga ta kahjuks ei vastanud tujukujuga. Ma ei tea ühtegi muusikategevust. Kuulge, ma ei tea ühtegi muusikategevust. Kuule, sa filmid ja siis sa paned mingi pärast blooper. Pass! Kas me võime Ramdevi jaoks teed küsimust küsida? Jaa. Kes käis meil külas ja mis sulle kõige rohkem meeldis ka veel? Mis on teie klassi nimi? Alem, teine on Olem, kolmas on Kalem, neljas on Malem, reedes on Rajav, Saav, Olev, Lägev, Vaatev. Jaa, need sa tead küll, miks sa küsid üldse. Ma ei saa! Märts on juba kätte jõudnud. Ei, uuesti. Ole vait nüüd. Mul on väga küll. Mul on vaja plaanid praegu. Stan! Mul vaja oota. Palun kas mul on šokolaadi hammastus? See klass mõtles välja selle puukuju on ju. Kasutas seda lauses. Rihad, tule. Lemmik eestikeelne sõna. Mida tahad? Osta või mooni võta sealt rebasest. Oled mu kool.